Hea kuulaja, me võiksime olla täna hoopis õues, sest et on imeline õhtu, päev otsa on sadanud vihma. Me oleme Viinistul mere ääres, aga üks häda on selles, et õues on palju sääski. Ja nii ma kutsusin meie saatekülalise hoopis oma voodisse. See on esimene saade, mis me salvestame voodist ja saatekülaline just pani endale kreemi peale, et jääks mikrofonis kuulda väga siidisena. Tere, Nele! Tere! Rõõm on sinuga kohtuda minu voodis. Kuigi see ei ole päriselt minu voodis, on tegelikult selle kohta ei saa hotell ka öelda, me oleme sellises majakeses. Ja me oleks võinud teha selle saatega näiteks mullivannis, sest meil on majas mullivann. Või siis aurusaunas. Või siis aurusaunas, jah. Kuigi see on ühekohaline aurusaun. Aga ma ei olegi sinna sattunud. Ja miks me oleme siin Viinistul on see, et meid tõi siia esimene armastus. Ja mitte meil Nelega ei ole esimene armastus, vaid me teeme ühte teatrilavastust. Esimene armastus ja Nele on selle lavastuse kunstnik. Nele on teatrikunstnik ja kes Nele veel on? Ma olen ka võib-olla paar ametit on mul veel, et õpetaja, et mul on oma kunstistuudio, Pollock stuudio, mille ma lõin oma kodus ja teine amet, või see ei ole amet, aga see on nagu selline tunne ja kutsumas, et ma ikkagi joonistan ja maalin. Et võib ka siis tellida ja nii selles mõttes. See ei ole nüüd reklaam. Ei, no reklaam on alati teretulnud. Aga see Pollock tuleb kuidagi, kas see on selline kunst nagu Jackson Pollock? Jah. Tema oli see, kes pritsis neid värve. Just, et see nimi tuligi tema nii-öelda mõjutustel ka, et tuli selline tunne, et tahaks inimestele edasi anda mingit sellist loomingulist vabaduse tunnet ja Jackson Pollock siis minu jaoks kuidagi representeerib ja siis sealt kaudu siis sai see, kõigepealt tegelikult sai Pollock stuudio alguse Juuksuri stuudiost, kus ma lihtsalt otsustasin, et äkki minust saab juuksur. Ja siis ma mõtlesin minna kooli seda juuksuri asja õppima, aga otsustasin ümber ja mõtlesin, et hakkan lihtsalt lõikama ja siis mul tundus, et see stiil on nagu Pollock stiil. Et sa lõikad juukseid niimoodi? Lihtsalt hakkad nagu minema otsast võtta. Ja siis on siiamaani on mõned kliendid, isegi püsikliendid on, kus lihtsalt omal vastutusel tuled, lõikan juukseid. Aga siis arenes nagu edasi, et võiks ikkagi jääda oma liistude juurde. Ja õppisin õpetajaks, kunstiõpetajaks ja nüüd ikkagi teen nagu kunstitunde, maalimist ja joonistamist õpetan ja nii. Aga kas sa oled veel teinud elus asju, et oled mõeldud hakkaks lihtsalt otsast minema? Jaa, üldiselt mul ongi selline stiil, ma arvan, sest et mul on väga raske tegelikult kavandada asju. Et see teatrikunstniku töö natuke ikkagi eeldab seda, et sa pead inimestele selgeks tegema, see on väga nagu, see õpetab kogu aeg mind, et sul on vaja kuidagi teistele selgeks teha siis, et mis sinu mõtted on ja see on siis selline protsess, et sa teed selle nagu vormistad ära ja näitad, mis sul siis plaanis on. Aga üldiselt, ütleme, kui ma läheks täiesti enda orgaanikaga peale, siis ma hakkaks lihtsalt otsast siit minema. Tekiks mõte, otsast lähen juba. Väga ja seda kavandamist ei. Aga kas sa niimoodi oled sa reisinud ka niimoodi, et sa oled hakanud otsast minema? Võt niimoodi vist nii päris ei ole. Kuigi mul on kogu aeg unistus minna tõukarattaga ümber maailma reisile. Nagu tavalise tõukarattaga? No tegelikult elektriga, aga vaata, aku saab tühjaks, on ju. No jah. Juba kuskil ei, no tegelikult 100 kilomeetrit sõidab tänapäeval tõukaratas. Ja sul võib olla lisaaku ka kuskil kotis veel. Kuigi sa saad ju asju ka kaasa võtta siis, kui sa lähed tõukarattaga sõitma. Ja seda küll, aga ikkagi see minimal packing, prooviks seda. Ja tegelikult ma ikkagi natuke juba ootan seda ajastut, kus me lähme niimoodi, et pannakse õlgadest traksidega trooniga lähed nagu 10 meetrit niimoodi maast kõrgemal ja liigud ümber maailma. Nagu Karlsson. Jah, see on tegelikult mu nagu unistus või seda ma nagu ootan, et minu meelest need asjad ikkagi liiguvad üsna kiiresti siin maailmas, et Jaa,
kuigi ma ei, võib-olla tõesti meie elu all ka siis sa oled natuke nagu Astrid Lindgren, tema, ma arvan, unistas ka, et ta saaks drooniga linnata mööda maailma ringi. Jaa, see oleks äge. Väga huvitav, aga tõukeratas või droon, aga miks mitte siis, sa siuke mootorratta inimene ei ole? No, paar aastat tagasi mul oli selline uitmõte ka muidugi, aga siis mu isa arvas, et ma peaks siis oskama seda mootorratast parandada ka, et see tuleks kasuks. Ja sellest ma saan nagu aru. Ja mulle tundub kuidagi mootorratas ikkagi üsna ohtlik. Mitte, et tõukeratas ei oleks, aga kuidagi tundub, et tõukerattaga lähed seal 40 kilomeetrit tunnis ja et see tundub nagu... Enne kui me teatrist räägime, siin Nele on kaasa võtnud ühe roosa kera, tegelikult ei ole kera, ta on nagu koosneb sellisest 3 nurkadest. Seda ma tahaks kohe kirjeldada, sest ta näeb nii ilus välja. Ta on selline puidus, kui te kuulete, niimoodi klõbiseb. Ja ta mitu tahku sellel on? Seal on 20 külge. 20 külge. Kas sellel keral on ka nimi? Ja, see ongi siis roosa täring. Aha. Selle sa oled ise välja mõelnud? Ja. Siin on lihtsalt, kuna raadiopilt ei näita, siis siin on iga sellele 20 täringu tahule on midagi kirjutatud ja me hakkame seda kohe Nele sinuga veeretama, aga enne räägi, mismoodi seda mängitakse. Kui seda selle kohta üldse mäng saab öelda? Saab mäng öelda. Ma võin ka paari sõnaga avada seda, et kust see mõte tekkis. Just. Et kui ma õppisin kunstiõpetajaks magistris, siis meil oli selline ülesanne teha õppematerjal. Ja mul oli selline tunne, et mis meil koolis, nagu üldse koolisüsteemis võib-olla puudu on selline nagu võimalus abstraktselt mõelda või et ei ärgitata nii väga emotsioone väljendama, et ütleme, kõik ained, nagu need tunnid on rohkem suunatud sellega, et süsteemi luua, aga et mis on see teistpidine suund, et see, et kunstitunnis ja küll me õpime loovust, kellel on siis parem nii-öelda kunstitund, kellel kuidagi vähem loov, aga et see mäng siis oleks niisugune harjutus, et kuidas abstraktselt mõelda nii, et seda nii-öelda nagu innustatakse kaasa, et ongi nagu erinevad sensorid meil või kuidas öelda need meeled, et kuidagi natuke seguneda ja kui sa kohe ei teagi vastust, et see on okei ja see, mis on niisugune vaba assotsiatsioon, ehk siis emotsioonide tundma õppimise mäng on see põhimõtteliselt. Ja sellest edasi on, ma olen seda nüüd mänginud koolis, 7. klassidega näiteks on täitsa väga tore olnud, aga samas seda võib mängida täiesti võhivõõrastega, saab kindlasti tuttavaks ja ka näiteks jõululauas vanematega või täiesti sellised parima sõbraga, et see ei ole elu seest niisuguseid küsimusi küsinud, et siin inimesed saavad nagu emotsionaalselt nagu tuttavamaks selle mängu abil. Aga teeme mõlemad ühe viske. Teeme. Selle täringu peal ma olen siis esimene julge. Vaatame, mis mul see... Ma ütlen saladuskatte all, et me oleme tegelikult siin elame juba 3. nädalat näiteseltskonnaga siin Viinistul ühes majakeses ja me oleme siin paar õhtut seda niimoodi veeretanud ka vaikselt ja mul on juba mõned asjad tulnud, nii et ma vaatan, mis mul täna tuleb. Nii, looduse puudutus. Minu teemaks on looduse puudutus. Ja me olemegi mõnes mõttes praegu sellises looduse puudutuse kohas. Minu jaoks vist ongi kõige rohkem looduse puudutust annavad mulle need suvised teatriprojektid, mida on võimalik teha. Hästi palju on need millegi pärast olnud seotud merega. On 3 suve Naissaarel olnud ja nüüd me oleme siin. Et see meri on mingi koht, mis tõmbab mind ka Tallinnas aeg-ajalt enda juurde. Et see suur vesi ja selle suure vee ääres elamine ja siin Viinistul siin sadamast paistab üsna natuke see maa tagant Mohni saar ja me just eelmine saade rääkisime ka saartest ja saarele minekutest ja siis kuidagi see meri tundub selline looduslik objekt, kui sa seda ületad, et see võtab sult kõik asjad ära, teeb sind kuidagi tühjaks ja puhtaks ja kutsub aeg-ajalt enda peal sõitma. Et üks on kindlasti meri, aga ma tahan siiski öelda 2 looduse puudutust, sest see Traba ka
Rabaga on samamoodi, et ma satun sinna küll väga harva, aga ma olen ikka armunud Rabasse, sellepärast, et see on mingi selline teine koht, mis on ka nagu meri, selline suur tundmatu, mille peal kõndides sa võid samamoodi tühjaks saada. Et vesi on sinu jaoks nagu selline element, mis... Ja ma tegelikult ei tea, kas sina tead nende sodiaagimärkide elemente või? Kui ma olen kaksikud, siis mis mu element tegelikult on? Kaksikud on minu teada maamärk. Maa? Ei, oota, õhu. Oota. See trooniga karss on? Oot, nüüd ma olen küll segaduses minu mõelest. Kumb? Õhk vist ikkagi. Aha, õhk. Ja õhus mulle meeldib ka olla, aga jah, vesi. Vesi, no nii, Nele. Nii, aha. Ja aitäh. Aitäh tuleb. Et see on iga viske ja iga confessioni lõpus. Nii, mis sa said? Ideaalne päev. Ideaalne päev. Kusjuures see on huvitav, ma täna just mõtlesin selle peale. Et mis on see ideaalse päeva element minu jaoks või elemendid. Ja see on nagu jälle seotud võib-olla siis emotsioonidega, et mis emotsioone ma tahan seal tunda. Minu jaoks on hästi oluline osa elus huumoril. Ma olen suur huumorisõber. Ja ma arvan, et minu ideaalses päevas on selline mäng, mis on kuidagi sellise humoorika keskkonnaga seotud, et on olnud selliseid momente mu elus, kus ma olen ka põhimõtteliselt võib-olla isegi jällegi mõne näite seltskonnaga või ükskõik tegelikult mis seltskonnaga, et lihtsalt tuleb meelde kohe esimesena võib-olla mingi selline kamp, kellega siis teed nagu kuidagi siukest nagu voolavat huumorit või see on selline nagu päeva osa. Aga selles päevas ikkagi ideaalse päeva osad on veel, et seal on kindlasti head midagi maitsvat, näiteks nagu arbuus või sellised mõnusad nagu lõhnavad puuviljad ja teine asi ideaalses päevas on kindlasti ka soojus, päike ja ma kujutan, et see on ka kuskil võib-olla vee ääres ja jah, ma kordan ikkagi seda lõhnade asja, et huumor ja lõhnad on nagu minu elemendid. Et siis nagu neid mõnusaid lõhnu, värskeid lõhnu, kas see on siis looduse lõhnu või jah, ma ei tea, lillede lõhnu või sellised või puuviljad, ükskõik, et kuidagi sellised tuttavlikud mõnusad asjad, et need peavad olema seal ja muidugi sõbrad. Aitäh. Lõhnadest rääkides, kas siin oli üks tahk, mingi lõhnatahk oli siin ka või? Oli... Jaa, seal on minu südamelähedane lõhn või? Ei, oota. Siin on, sa oled siin nii ilusasti kirjutanud. No ühesõnaga me võib-olla veeretame seda eriline lõhn, jah. Vist oli eriline lõhn, sest eile mina veeretasin erilise lõhna. Jah, sinu eriline lõhn. Ja ma rääkisingi lõhnadest ja ma jään lihtsalt mõtlema, et lihtsalt kuna me viibime praegu, anyway on hästi hea sõna eesti keeles muidugi. Mis see on siis eesti keeles? Igal juhul. Et niikuinii on selle jutuajamise katusteema armastus, mis on hästi lai mõiste. Aga et see lõhn on minu jaoks nii oluline osa armastuses, et ühelt poolt võib see olla mingisuguse inimese lõhn, mis kuidagi käivitab kõik maailmad sinus, või siis teisalt võib see olla mingisuguse kohalõhn või lapsepõlve lõhn, et eile ka ju, ma tulin ainult hästi korraks alla, me oleme siin praegu siin teisel korrusel ja eile tegin üleval siin tööd, veel mingid muusikaasju ja all inimesed sädistasid, veeretasid täringut ja mina tulin, viskasin oma selle lõhna, rääkisin kiiresti lõhnast, aga teil tuli vist varem ka lõhnu. Et see on küll mingi siuke asi, mis inimesi käivitab. On küll tõesti paistis, et vähemalt 3 inimest sellest väiksest seltskonnast kõnetas just hakati iseenesest rääkima, et mingid lõhnad. Milline võiks olla armastuse lõhn? No tänasel päeval. Minule tundub, et mulle kohe esimesena tuli päikese lõhn, aga ma arvan, et... Aga kuidas see lõhn on? Ma tean, kuidas on päikesekreemi lõhn. Minu jaoks võib-olla pigem nagu nahalõhn päikeses, mis on küpsenud ja selline liivalõhn ja
kõrkjate lõhn või see on nagu täna mulle tundub. Või siis lihtsalt seesama lõhn, kui kõndida mingil siinsamas, ma vaatan aknast välja ja siinsamas maja ees on selline nagu metsavaheline, majadevaheline rada ja ma juba tunnen, kuidas seal võib olla täiesti nende, mis need on, kes need sadistavad? Need on need ritsikad. Jah, siristavad. Nende vaheline lõhn. Ritsikate vaheline lõhn on armastuse lõhn. Just. Sest lõhnad võivad ka ju seda kõike kuidagi eemal ajada, sest et ma ütlen, siin selles toas on mingi imelik lõhn, mis mind on kogu häirinud. Ja ma ei oska öelda, see on nagu siuke soki lõhn natukene või mingi siuke, nagu siin on mingi vana vaip on maas ja mul tunne, et siin on nii palju inimesed sokkides käinud, et see... Sul oli väga huvitav lõhn neile, mis sa ütlesid? Ma ütlesin antiikne lõhn, millest ma olen tegelikult kunagi ka, ma olen pannud selle emotsiooni kirja. See on, ta ei ole tegelikult antiikne lõhn, ma nimetan seda lõhna antiikseks lõhnaks, on lõhn nagu lõhnavad need vanad eestiaegsed vanaemade kummutid ja kapid, kus on hoitud siis mida iganes, nõudest kuni maitsetaimedeni ja seal on mingi selline lõhnade kombo ja see puidulõhn ja see vana ajalõhn, et see kõik moodustab kuidagi mingi niisuguse hetke ja ma mäletan ise ühte hetke, kui ma olin kunagi Sõpruse kinos mingisugune aastaid tagasi õhtusel ajal, seal oli võib-olla 10 inimest filmi vaatamas, see oli mingi film, mis tõenäoliselt oli jälle kuidagi armastusega seotud, mingi armastusteema ja kuidas siis kõik nagu kuidagi nagu jooksis kokku ja seal oli mingi selline vanaaegne antiikne lõhn ja ma korraga tundsin, et kõik tšakrad läksid lahti ja kõik selline emotsioon. Ma just olen üleüldse kõige rohkem tulnud Sõpruse kinost välja niimoodi, et mul pisarad voolavad, sest et seal on mingid sellised Euroopa filmid, mida satud vaatama ja siis kuidagi astud kinost välja ja eriti äge on veel see, kui see antiikne lõhn on läbi saanud, see film on läbi saanud, sa saad õue ja seal sajab vihma ja seal on vihmalõhn. Need on minu meelest on need, minu jaoks on armastuse lõhn võib-olla just nagu vihmalõhn, selline igatsuse lõhn. Väga, väga kõnetab mind ka see kujund, kui võin lisada. Lisa? Et siis mul on üks ka väga eriline lõhn enda jaoks tegelikult, mis mul on kuidagi, ma ei tea, ta tekitab mingit väga, väga mõnusat tunnet, võib-olla see sama tunne, nagu sul on antiikse lõhnaga. On, ma ei tea, kui te olete käinud näiteks mõnel lõunamaal, nagu näiteks Hispaania või Kreeka või mina olen just sealt neid kogemusi saanud, kus inimesed panevad oma pesu õue kuivama nagu rõdule või tegelikult lihtsalt nööride peale nagu aknast välja või nii. Ja siis, kui sa jalutad sealt, päike kuidagi tekitab eriti, ma ei tea, kuidagi konserveerib selle lõhna või midagi sellist ja siis võimendab seda ja siis võib-olla nad kasutavad hästi palju pesuloputusvahendit või midagi sellist. Igal juhul see lõhn, et elasin Kreekas aastakese ja siis seal jalutades nende majade vahelt, siis lõi selline päikeselõõsas selline pahvakas, sellist Lenori lõhna. See on minu jaoks nagu täiesti selline minu eriline lõhn. Nagu. Jaa, ma millegipärast arvan, et väga paljudel on see Lenori lõhn selline eriline lõhn, sest et see millegipärast seostub puhaste riietega ja kuidagi sellise puhtusega. Ja tihti on ka see, et kui sa lähed ma ei tea, külla või armsama juurde, et siis sa paned ka nagu puhtad riided selga ja siis tuleb selline, ja just see õues kuivanud pesulõhn ka veel, seal on ju need muud lõhnad ka juures. Esimene armastus on selle lavastuse pealkiri, mida me siin Nelega koos teeme või me oleme nagu, mis selle asja nimi on siis sidekick, lavastaja sidekick, et Mari-Liis Lill teda lavastab ja mina teen muusikat ja Nele teeb kõike seda, kuidas see asi seal välja näeb. Mis tundeid see näitemäng sinus tekitas? See on ju päris inimeste, päris lugude põhjal kokku kirjutatud asi. Me oleme seda nüüd siin vaadanud kord ja nüüd just tund aega tagasi lõpetasime järjekordselt selle vaatamise. Ta võiks ju mõnes mõttes olla siuke Eesti inimese armastuse
loo, noh, ma ei tahaks öelda sõna kvintessents, ma tahaks öelda, et sealt on mingid fragmendid, mis niikuinii iga ühe jaoks räägivad oma lugu. Aga mis lugu see sinu jaoks see lavastus räägib? Kuna siin on vist peamine rõhk, ma ütleks, et just sellel, et me näeme seda võrdlust, et kuidas oli sõja ajal kurameerimine, kuidas see käis ja mis toimub tänapäeval, et see kuidagi on huvitav vaadata, et mis siis on need põhilised erinevused. Ma arvan, et see on selle lavastuse juures see koht, mis paneb mõtlema, et kui sa oled elanud just, olnud armunud just sellel ajal, kui inimesed, siis algas sõda, et mis see tähendas, et see, kui armastus oli nii selles mõttes fataalne, teisest küljest et nagu füüsiliselt fataalne, et sa pididki minema ja jääma kuskile eemale ja sa ei teadnudki, sa ei kuulnudki inimestest midagi ja oma kallimast midagi ja siis vastukaaluks tänapäev, kus tegelikult jällegi on nagu sellised esimesed armumised, kuidas need lähevad, et sama hästi võib olla see nii-öelda pehmes maailmas fataalne. Et need võib-olla mõtted tekivad, et ikkagi see esimene armumine on rabe, aga samas jällegi hästi selline, kuidas öelda, heas mõttes toores. Siin on mõnusasti samal ajal hakanud jutumärkides koju jõudma näitetrupp, kes on tulnud platsi pealt, see on tulnud märkused, nii et kui te kuskil foonil kuulete sellist mõnusat sumisemist, siis need on meie sõbrad. Sa ütlesid, et esimene armastus on rabe. Rabe. Vist ütlesin, jah? Ja sõda on fataalne. Aga see esimene armastus on rabe. Aga ka toores. Ja toores. No jah, võt siin nüüd tekibki see küsimus, et mida üldse me saame nimetada esimeseks armastuseks, sest et see on nüüd see meie standard küsimus. Sinu mälestus, kas sul on mõni esimene mälestus sõnaga armastus? Ma mõtlen, mis see esimene mälestus võis olla, et mul tuleb kohe niisugune nagu suur ja valus armumine meelde. No võib ka seda. Et see tuleb mulle nagu selles mõttes võimsalt meelde, aga kindlasti ju tegelikult lihtsalt varasemalt lapsepõlves kusjuures ma ei mäleta, et ma oleksin nagu olnud armunud väga. Et ma mäletan, et kuskil, et kui hakkas see selline nagu, et see oli kuskil 5. klassis, kus ma nagu tundsin, et okei, nüüd vist hakkab tulema see tunne, et nüüd oled armunud või mingi selline, aga varem, et olid mingisugused sellised, tõesti, mul oli lasteaias mingi peika ja mingid sellised asjad käisid, aga ma ei mäleta seda tunnet. Aga tunnet hakkasin mäletama kuskil, et võib-olla tead, 5., 6., aga meelde tuleb ikkagi see selline suur ja valus selline armumine, ma arvan, vanuses 16, nagu selline vanus. Siis. Aga seda, kas sa nagu mäletad mingit teadlikku arusaamist, et see on nüüd armastus? Ma mõtlen seda, et minu üks lemmik stseene sellest lavastusest on teises vaatuses on monoloog, üks näitleja Teele loeb seda, et kes on minu esimene armastus ja ta loetleb seal üles kõik oma hamstri, nossu, inimesed, kes teda tõid esimest korda voodisse, inimene, kellega ta abiellus, inimene, kelle pärast ta rahutas. Ja see on kuidagi nii ägedalt minu jaoks mõjub, et ma saangi aru, et neid erinevaid armastusi on elus nii palju, nad moodustavad mingisuguse kihistuse. Ja neid mina praegu siin tuleb esimesena meelde selline tõsiselt tohutult romantiline armastuse liik on ju, aga neid, et tõesti, et mida me nimetame siis selleks, et kas nagu armumist, armastust, aga ja kindlasti on tõesti, ma väga armastasin oma kassikest, kui ma olin väike laps ja vanemate vastu armastus ja kõik see, aga jah, selline, et kus ma teadlikult mäletan seda tunnet ja seda mõtet, et võt see on armastus. See on ikkagi seotud sellel ajal, kui 16 olin. Ja ma mäletan väga, väga ka selgelt ühte momenti sellist, kus juures need on, sageli need ongi sellised igatsused, eks ju, rohkem. Ja see oli niimoodi, et ma vaatasin aknast, ma olin õhtul akna peal, pime oli, ja ma hingasin seda värsket õhku ja ma tundsin, kuna ma soovisin talle nii palju head enda seest, nagu tõesti tundsin, et ma armastan ja ma kuidagi nagu kiirgasin seda nagu
välja kuidagi nii. Ja siis ma nagu tundsin ja mõtlesin, et vaata kui tore, et me nagu hingame seda sama õhku praegu ja siis ma mõtestasin küll selle soovi, hea soovlikkuse tema suunas, pluss siis selle, et nagu võt siin me nagu oleme ühel planeedil, sest see oli natuke selline kuidagi selline võimatu või kuidagi mitte et võimatu, aga niisugune nagu armastus, mis ei nagu jõudnud kuskile otseselt väga, aga see et siis ma nagu tajusin, et okei, see ei ole enam armumine, see on armastus, aga jällegi mina ei tea, et mis see siis tegelikult tõde on, ma arvan, et see oli minu jaoks see. Aga see on väga ilus hetk ju, see tõdemus, et sa võid nagu, saad sellest aru, et elate ühes ja samas õhus ja sa saad saata oma soovi siis sinna. Aga kas see kuidagi, kas see 16-aastane tõesti, ma saan aru, et see oli natuke nagu vastamata armastus või? Jah. Vist pigem nii võib öelda. Ja sa põhimõtteliselt ütlesid selle soovi välja ja kas kuidagi nagu see tekitas rahu sinu sees või? Ma mõtlen, kas 16-aastane inimene suudab leppida vastamata armastusega üldse? Ei suuda. Ja see vältas ikka aastaid veel edasi, et ka, et see sama see hõõgumine ja selline soov ikkagi nagu olla koos ja siis ikkagi need mingid püüdlused, nagu nad on, et eks nad on nagu sellised tohutu romantika ja selline ei oska isegi seda kommenteerida. Ja ma saangi aru, ma lihtsalt praegu tabasin ennast mõttelt, et ma olen nii mitmete oma sõpradega sellest rääkinud ja aru saanud, et hästi paljudel inimestel on kuskil selline üks armastus, mis on hõõgunud pikalt ja pikalt. Ja see võib-olla kõik on ammu läbi juba ja sellest on võib-olla möödus 10 aastat, võib-olla 15 aastat ja siis ikkagi korraks nagu lööb jalad nõrgaks, kui te kohtute või midagi on. Et seda on vist hästi paljudel inimestel minu meelest. Vist on, jah. Ja kus juures mingil hetkel see inimene ütles mulle isegi sellise lause, et ta nagu nägi seda, eks ole ka, nagu ta kommenteeris. Siis ta kommenteeris ja siis ütles, et tegelikult ei ole ju vahet, keda sa nagu oleks armastanud, et see on lihtsalt nagu, et sa valisid mingi keha ja panid selle armastuse sinna peale. Ja see kõlas nagu selliselt, et nagu kerge, nagu lihtsustas seda nagu tunnet, et et vaata, et lihtsalt, et ma valisid omale sükse kesta ja nüüd nagu kukkusid armastama, eks, või kuidagi nii. Ja mulle jäi see nagu meelde, see ei teinud nagu nii tohutult haiget, vaid lihtsalt jäi meelde ja ma olen tänaseni mõelnud seda, et tegelikult seal ei ole vahet. Et seal ei ole vahet, mis kesta sa põhimõtteliselt valid, et see tunne on tunne ja see et me võime kõike nii öelda, et jah, sa valid kesta ja sa valid nagu omale mingisuguse mõtte ja hakkad seda tegema, aga põhimõtteliselt ei ole ju nagu vahet või et aga võib-olla selles aspektis on vahet, et kas see on nagu siis vastatud või mitte vastatud armastus, et kui me räägime sellest, et siis on jah, võib-olla et ikkagi on ju et jah, ma ei tea. Nojah, armastada sa võidki ju niimoodi, et on vastatud, on vastamata. Ja siis kui on vastamata, see ju ei tähenda, et sa ei armasta. See ju ikkagi armastad selles mõttes, ma ei saa midagi teha, meil kõik need asjad kõlksuvad selle lavastusega kokku, et seal on sama steen, kus see tegelane ütleb, et minu jaoks ei ole vahet, et ma võin sind armastada isegi siis, kui sind ei ole. Ja see kõnetas hästi seda minu romantikat tol hetkel, selle poisi monoloog. Et ma võin ikkagi käia sinu akna all ja sind armastada, isegi kui sind ei ole, sest et see ongi nagu minu armastus sinu vastu. Need armastused on ka nii erinevad, et seda me siin jälle oleme siin pead-jalad koos olnud ja üks öö Nele seal all köögilaua ääres rääkis erinevatest armastuse keeltest, mis tekitas minus kohe nii palju huvi. Ma natuke osalesin vestluses ka, aga Nele on täna ühe raamatu kaasa võtnud. Ma ei tea, kas sa oled selle läbi lugenud? Ma nüüd lugesin hästi kiiresti selle läbi, et nagu natuke nagu süsteemsemalt avaldada neid oma mõtteid, kuigi siin ei ole mitte midagi uut, mida... Ei, no ei olegi uut, aga see on mingi asi lihtsalt, ma arvan, mis pani mind sellel hetkel mõtlema. Ja ma ei olnud varem niimoodi selle peale mõelnud, et selles mõttes on huvitav, et no räägime sellest, mis need 5 armastuse keelt on siis?
ei, et mulle tundub, et see on niisugune leviv, see raamat, eks, et see on leviv trend, seda lugeda, mis on väga hea raamat. Ütleme siis ka pealkirja ja autori. Gary Chapman, siin on ka Randy Southern, see on Armastuse 5 keelt meestele. Noh, minul on see raamat, naistele on ka, kuigi vahet ei ole, mulle tundub, mitte mingit vahet ei ole. Kas need samad autorid on ka naistele kirjutanud? Gary Chapman oli siis ainukesena siis nagu naistele. Okay. Aga noh, ma sirvisin natuke, et tegelikult vahet ei ole, aga minu arvates, et noh, siin on ikkagi selgitatud lahti need 5 keelt. No ma arvan, et nad tegid selle meestele lihtsalt sellepärast, et mehed ka ostaks seda raamatut. Ja, siin on hästi palju neid pesapalli ja mingid sükseid viiteid. Kuidas sa meestele ikka armastusest räägid läbi pesapalli? Just, ta Ameerikagi. Aga jah, millegipärast ma olen nagu kuidagi selle kontseptsiooniga tuttav juba aastaid ja ma ei tea, mis aastal see raamat on kirjutatud, aga põhimõtteliselt juba kuidagi oli 2018, noh, ma ei tea. 2018 on ta ehk välja antud Eestis või? Jaa, aga need keeled, neist ma olen kuulnud juba mõnda aega tagasi. 2015 on see Ameerikas kirjutatud. No nii. No võib-olla meestele keeled, nii. Nii, aga siis ühesõnaga selle tagamaa või mõte on ikkagi see, et noh, hästi tore on noh, rääkida, et nagu armumisest või et üldse, et noh, mis see kuidagi, et mis see armastus on ja kõik võiks olla tingimusteta ja noh, ühesõnaga ilusi mõelda. Aga tegelikult, kui ikkagi tahta nagu paarisuhet arendada või aretada, siis on oluline rääkida teise inimese keeles. Et me teame ju seda vanasõna või ütlust, et tee teisele seda, mida sa tahad, et sinule tehakse. Jah. No, mina arendaks seda ikkagi edasi ja ütleks, et tee teisele seda, mida tema tahab, et talle tehakse. Et see on nagu oluline tegelikult, et kui me tahame üldsegi kedagi nagu oma ellu kaasata, siis tegelikult võiks ju noh, mina olen aru saanud niimoodi, et armastuse sisu on see, et võtta inimest osakesena iseendast. Teist inimest siis. Just, et see, kellega sa siis, kellesse siis armud või armastad või ja kui teil on siis nii-öelda see konsensus selles osas, et siis toimub teatav otsus ja ka selles mõttes tunnetuslik liikumine sinna suunas, et võtame siis teineteist osakesena iseendast. Ehk siis, kui mina teeksin sulle haiget, siis mina saaks ka haiget. See on see mõte. Ja 5 armastuse keelt on tegelikult noh, põhimõtteliselt lihtsalt väikene nagu selline süsteem, eks neid süsteeme ole ju igasuguseid palju ja tehakse igasuguseid erinevaid koolitusi ja ma arvan, et see on ka üks. Aga ikkagi see kõnetab paljusi sellepärast, et tõesti, et siin on nagu need keeled ja keeled on ju siis teatavad nagu suhtlemisviisid või siis nagu noh, keel ongi see, mis aitab meil nagu teineteisega nii-öelda ühel leheküljel olla. Ehk siis, kui sa tahad võtta teist inimest osakesena iseendast, siis on oluline olla ühel leheküljel. Minu meelest see peaks olema nii-öelda, võiks olla mõistmine selles osas. Aga see on ka nagu, noh, ühesõnaga siin me võime edaspidi nagu jõuda veel sinnani, et mis see tähendab olla nagu siis ühel lehel ja tahta olla ühel lehel ja nüüd kõik see. Aga rääkides siis nendest armastuse keeltest, meil on siis võtta tunnustavad sõnad. See on siis? On esimene armastuskeel näiteks. Tunnustavad sõnad, see on siis, et sa oled tubli. Ja, või siis, et ma armastan sind, et sa ütled verbaalselt välja seda. Sõnadega üleüldse, ükskõik mis sõnad. Ja oluline on siis ka ikkagi aru saada või teha siis uurimust kerget, et mis on selle sinu kaasa ka näiteks, kui tema keel on tunnustavad sõnad, et siis mis võiks talle toimida, et mitte kõik tunnustavad sõnad, vaid et näiteks temal on oluline just öelda, et nagu sa oled väga tubli selles oma töös või miskis asjas või lihtsalt öelda tõesti, et sa oled mulle kallis või selliseid asju, et see on ka nagu oluline kuidagi spetsiifiliseks minna, et kui sa aru saad, et see on just tema keel. Siis meil on teine keel on kvaliteetaeg. See on siis selline, et inimene, kellele meeldib, kelle keel on siis see, et ta tunneb armastatuna siis, kui ta tunneb, et temaga veedab siis see kaaslane kvaliteetaega sellisena näiteks, et toimuvad sügavad vestlused, et ei vaadata vahepeal telefoni, kui toimub vestlus või lihtsalt minnakse kuskile koos näiteks, et sa tead, et täna meil on kinoõhtu või
mingi asi, et samamoodi tegelikult ka, et igalühel on see spetsiifiline võib-olla ka omakorda, aga lihtsalt see, et sa oled kellegagi koos, sa annad talle oma aega. Siis meil on kinkide saamine, 3. keel. See on siis ka, et noh, kinke võib just ka, et inimest, see ei ole ainult lihtsalt puhtalt materiaalne, et mulle meeldib, noh, et mulle meeldivad kallid esemed või mis iganes, see võib ka olla loomulikult spetsiifiline, et noh, meeldivadki sellised ilusad kallid asjad, aga seal on iga see ese nendel inimestel, kes räägivad selles keeles, nende jaoks on oluline ka võib-olla see, et see ese sümboliseerib mingit ajajärku tema elus. Näiteks, et tõesti, et ta mäletabki, et võt, et ta tegi mulle selle žesti, see ese mulle meenutab seda momenti meie elust. Või siis tegelikult nagu saab kinkida ka enda aega. Et noh, tõesti, et võtabki, et ma tulen ja et teeme seda asja koos või nii, et siin noh, ka kergelt nagu mõnes mõttes seguneda see kvaliteet aega, aga siiski, et noh, et sa teed nagu mingi žesti. Aga kas see võib olla ka, tähendab, ma saan aru, et see on nii-öelda kinkide saamine, aga kui näiteks minule meeldib kinke teha, see läheb selle sama asja alla või see on kuidagi minu keel? See on sinu keel siis, et sulle meeldib niimoodi väljendada ennast ja siis võib nagu vaadata, et kas sinu keel sobib talle ja sobib ka selles mõttes sulle, et noh, et sulle meeldib anda, sa oled selline andja inimene, et see võib täiesti viidata sellele, et sa oled ise ka siis see inimene, kellele meeldib, kui keegi nagu paneb sind tähele just selles keeles, et näiteks tullakse, et noh, Veiko, ma tõin sulle siia väikse kivikese, tõin sulle rannast, vaata, mõtlesin su peale. Et siis see kõnetab võib-olla sind, sest sina tead, kui palju sulle meeldib rõõmu teha sellega. Näiteks. Nii. Ja siis meil on 4. on teenimine. See siis põhimõtteliselt teenimine ehk siis no see, et sa hoolitsed inimese eest, et sa näiteks sa tead, et tema jaoks on oluline, et sa näitad üles sellist toetust sellega, et sa tolmuimega võtad vaiba puhtaks või näiteks, et kui kas ta on palunud või ei ole palunud, aga et sa aitad kodustes toimetustes, ma ei tea, pesed nõud ära, kui on nagu jäänud või tood toiduga koju või noh, see võib olla selline triviaalne, aga see võib olla ka selline, et sa tead, et inimesele, kellega sa koos oled, talle meeldib selline hoolitsus, et sa panedki talle, ma ei tea, tunned, et tuule tõmbus, panen talle kampsiku õlgadele, sellepärast, et ma tean, et tema jaoks on see oluline, et ma teen selliseid väikseid žeste. See on jälle selline spetsiifiline, et see on nagu huvitav võib-olla. Täitsa selfish isiklik küsimus vahel, et kumma keele alla läheb massaaži tegemine, kas see on nagu teenimine või see on kinkimine? See on nüüd, võib minna igat pidi, aga meil on veel üks viimane. Armastuse keel on füüsiline kontakt. Ja see ongi siis igasugused sellised, et massaaži tegemine, paitamine või juhuslik lihtsalt puudutus, puudutad õlga või näiteks rahvarohketes, noh, ütleme lihtsalt väljas, lihtsalt paned käe ümber, eks ole. Et seda ka võiks eristada ikkagi seksist, sest et noh, enamikil inimesele meeldib seks või meeldib vähem rohkem, aga lihtsalt, et puudutuste keel, noh, seda saab, et võiks ju noh, nii-öelda laias laastus öelda, et jah, noh, kõikidel meestel on füüsiline puudutus, sest seks on seal, aga tegelikult ikkagi füüsiline puudutus, seda peetakse ikkagi eraldi niisuguseks kategooriaks, sest et kõikidel meestel ei ole seda, et kogu aeg oleks vaja ümber kinni hoida või mitte, et ka see oleks nagu ainus kriteerium, aga et siin raamatus ma lugesin on ka see niisugune kirjeldus, et justkui inimesel oleks, et kui sul on see füüsiline puudutus on sinu keel, siis see tähendab justkui, et sa kujutad ette nagu sinu sensorid või sinu see tundlikkus on nagu naha väljaspool ja see on sinu jaoks nagu kõige olulisem kuidagi, et sa kohe tajud seda. Näiteks, et sul on kaaslane, kes siis näiteks jagab kõigile selliseid puudutusi, siis see sulle teeb kohe kuidagi liiga või haiget või noh, nagu sa kohe märkad. Ehk siis need on need inimesed, kes nagu kuidagi hästi märkavad neid puudutuste asju. Et noh, et sa ei ole täna mind kordagi nagu mulle pai teinud või katsunud mind või midagi. Et see on siis nagu, siis saab aru, et see on, kuigi siin taga on jah üks test ja tegelikult veebis on neid tasuta teste ka, et tegelikult mõelda, et milline keel. Tead, see lihtsalt on kuidagi nii mõnes mõttes vabastav jutt, sest et kui sa varem ei ole selle asja peale mõelnud, siis võta see, mis me siis selle asja nimeks paneme, kas paneme ühiskond või paneme teadvus või paneme filmid või raamatud, siis
hästi palju on ju meie mõtetesse sisse kedratud seda dogmat, et selleks, et armastust välja, sa pead ütlema, ma armastan sind. Et see ongi nagu, ja kui sa ei suuda seda teha või kui sa ei oska seda teha või kui see tundub sinuks imelik, siis ongi natuke nagu imelik. Aga kui sa tegelikult ju mõistad, et neid armastuse nii-öelda avaldamise keeli on nii palju. Ja noh, ma olen aru saanud, et peamised ikkagi suhete konfliktid tekivadki sellest, et inimesed arvavad, et nende kaasa räägib sama keelt, mis nemad. Nad ei mõtesta seda. Ehk siis inimesed arvavad, et aga ma ju olen kogu aeg sinuga või koos või ma ei tea, et ma ju ütlen sulle neid asju. Et ei ole kunagi jäänud sõnade taha, aga ikkagi, et teine inimene ei tunne, et ennast täidetuna selles osas, eks. Ja minu meelest on lihtsalt ilus on see, kui inimesed tõesti nagu teadvustavad ja siis tegutsevad. Mitte see, et sa pead nagu kuidagi õhust aimama, mis su kaaslane vajab, vaid ikkagi see, et igaüks teeb oma töö ära, koduse töö ära iseendaga. Et see on nagu minu meelest ilus, kui võetakse arvesse. Aga kuidas see töö siis käib? Kas see on niimoodi, et ma pean olema nagu selline spioon Sherlock Holmes, et ma nagu jälgin oma kaaslast ja siis katsetan või on ka see, et me saame selle omavahel läbi rääkida? See on kindlasti läbiräägitav, et kui juba üks kaaslastest on mingilgi määral kuulnud sellisest asjast, et siis kindlasti tasub nagu läbi mõelda need asjad, et mis siis on see minu jaoks, mida mina vajan ja siis, et kui siis on mingid konflikte, et meil ju kõigil ei saa öelda, et on ainult üks keel, et meil on kõikidel nagu natuke igast ühest, aga lihtsalt jah, et mis on see domineeriv keel ja seda kindlasti nagu saab arutada ja just rääkida ja ongi see, et küsida. Siin on veel raamatus mingisugune selline mäng vist ka, et see on lihtsalt küsimise mäng, et kui täis on mu patarei, et siis sa küsid kaaslaselt, kui täis on sinu patarei ja mida ma saan selleks teha. Ja siis ta ütleb 10 palli süsteemis, ütleb, et 5, et ja siis sa küsid, aga mida ma selleks teha saan, et su patarei täituks. Siis kaaslane ütleb, et mulle väga meeldiks näiteks, et kui sa nüüd tuleksid ja kallistaksid natukene aega mind ja teeksid väikse õlamassaaži, näiteks, et ta kohe teab ja tajub, eks. Paljudel ei ole sellist nagu võib-olla nii selget eneseteadvust kohe, et see on ka harjutamise küsimus. Ja see on ka see koht, kus mina ütlen, et seal on vaja teha nagu seda kodutööd või isiklikku tööd, et me ei saa nagu nõuda inimestelt, et nad peaksid olema teadlikud kõigest. Aga see on ikkagi niisugune nagu vaikne liikumine selle poole. See patarei-mäng tundub küll väga tore. Või ta on selles mõttes mitte tore. Ta mõnes mõttes nii nagu lihtne ja konkreetne. Ma just hakkasin ka mõtlema, et mul enne seda vestlust oli vist patarei oli, mis oli 10 palli süsteemis või? Oli mul 5, praegu mul 8,5 juba. Mis sul siis vajaka oli? No praegu tundub, et sellist nagu vestlust ja mõtestamist. Täna on siuke vestlusõhtu. Kas siit raamatust on veel midagi, mis jäi kuidagi kumama ja mida sa tahaks? Ja ma ütleks, et mis on minu jaoks kuidagi kõige olulisem sõnum, on see sama, see on natuke seotud, ma käisin paar aastat tagasi Austraalias ja sõbranna, kes oli huvitatud ühest, on erinevad need coachid ja sellised, kuidas öelda, nagu mingi edu coachid ja kes räägivadki erinevaid teooriaid, et kuidas inimesi seal, kuidas see oli selline success koolitus, ehk siis kuidas olla edukas või nii, on ju. Ja mõtlesin, et lähen kaasa, et kuulan ja et äkki panen midagi kõrva taha. Ja seal oli ka, et räägiti erinevatest inimeste tüüpidest ja et just see sama põhimõte, et mitte see, et mida sa tahad, et sinul tehakse, vaid just, et kuidas sa saad anda või eksid, et kuidas sa tuvastad ära, mis on teise inimese vajadused ja mis on teiste inimeste drive. Ja selles raamatus samamoodi, et seesama see isetuse moment, et kuidagi mõista seda, et me nagu võiksime kuidagi teadvustada endale seda andmise printsiipi, et me ei ela kogu aeg majanduslikus mõttes, et me ei ela kogu aeg justkui võlas, et me midagi nii-öelda, et krediitkaart on kogu aeg miinuses ja siis lähme siin, et kuidas saada nulli, vaid et minu meelest see süsteem, kui sa nagu tajud, et
kuidas ma saan veel nii-öelda teiste inimeste nagu elu lihtsamaks teha mõnes mõttes või endaga suhtlemise lihtsamaks teha või nii, et sa seda teed, see tähendab, et sa nagu kogud mingit krediiti just pigem nagu sa kogud endale nagu reservi varusid. Võt see on nagu see minu jaoks selle raamatu sõnum. Et sul on nagu see tassike nagu rohkem täis või nii-öelda, et kui sul on enda tassike täis ja siis sa saad ka teistele jagada ja selles mõttes, et see on kuidagi innustab seda suunda minema. Kas on aru saada, mida ma ja ma nüüd lõpuks jäin korraks, mul mingi üks väikene lühis tekkis. Nii. Et oota, mis seal oli, et sa rääkisid krediitkaardis, et me ei tohiks nagu olla võlgu. Jah, et ma pean nagu, kas see niimoodi, ma pean nagu kuidagi nagu muutuma nagu vaatepunkti sellele, et see ei ole mitte võlg, vaid et et sa oled nagu keskel, eks ju, et kui meil on nagu sellised nivood, eks ju, et meil on 0 ja siis meil on -10 ja siis meil on +10, eks ju, et me oleme seal, et nullis, eks ju, elame, et oletame, et me elame mingisuguse skaala peal, eks, siis väga paljud inimesed, kes nii-öelda tunnevad, et nende elus on hästi palju võitlust või sellist, et elu ju koosneb tegelikult inimsuhetest, enamasti. Et siis, kui sinu elus on nagu palju sellist inimeste vahelist võitlust, siis ma julgeks oletada, et see on seotud sellega, et kuidagi, et sa tegeled nende miinusega, sa tegeled nagu võla päästmisega. Ehk siis, et sa oled kuskil nii-öelda nagu tulekahjut kustutad mõnes mõttes. See ei pruugi olla nii suur tulekahju, aga see on see, et okei, mul läks seal valesti, okei, nii, kuidas ma see, et mina ütleks, et pigem on nagu sellised raamatud või selline mõtlemine aitab pigem elada seal plussis, kus sul on tõesti mingisugused varud, et sa tegelikult oled kontaktne teiste inimestega, et sa nagu oled aldis väljendama, võib-olla see on see miinimum, väljendama, mida sa vajad, või siis tegelikult heasoovlikkus iseenda suhtes ja siis ka teistega suheldes, et see on kõige alus minu jaoks. Et ja siis, kui sa veel proovid mõista nagu teiste inimeste näiteks armastuse keelt, siis see kindlasti nagu kogub sulle nagu sellist positiivset krediiti, et sa ei tegele kogu aeg mingite päästmistega, suhete päästmistega, vaid sa pigem elad selles, et kuhu ma saan veel panustada, et läheks õitsema. Et nii-öelda sa paned neid seemnekesi mulda ja vaatad, et seal õitseb, mida ma veel saan teha. Nii, et tegelikult see on lihtsalt vaatepunkti küsimus. Või? Ja. Ja, siis ma sain sinust küll aru. Ja ma olen sinuga nõus ka. Tore. Kas keerutame vahepeal täringut? Kas seda täringut saab kuskilt endale ka? Ja, seda saabki niimoodi, et minule kirjutada. Siis otsida Facebookis Pollok stuudio üles või? Tegelikult võib lihtsalt otse nelesoovali@gmail.com kirjutada ja lihtsalt paluda, et kas mina saaksin ka ühe roosa täringu. Ja... Sest, et see on väga tore täring. Ja ma teen seda ise käsitööna. Sinu jõuallikas tuli minul sellest Nele käsitöö täringust. Sinu jõuallikas. Tead, ma täna, see võib-olla kõlab, see ei saa kõlada isekalt. See on kummaline, ma võib-olla praegu räägin sellisest, no see ei ole ainult loominguline jõud. Nii. Aga ma kuidagi tunnen, et ma saan energiat siis, kui ma teen valmis mingi asja, millega ma jään ise rahule. Aha. Et nagu, no ütleme, kui me räägime näiteks praegu sellest lavastusest, et kui mul on siin mingi muusika, mida ma kuulen ja mulle endale meeldib see, võt siis annab mulle kuidagi jõudu. Ja. Või et ma näen, et mina olen ise teinud valmis just kõik siis mis asja, Ja ma näen seda ja see meeldib mulle ja see annab mulle jõudu. Kuigi ma samas nüüd ei oskagi öelda, et kas ma ise olen adekvaatne hindaja, aga ma vist ei peagi olema, kui see mulle annab jõudu. Ma mõtlen, et kas sa ise tunned, et võib-olla see, kui palju sa sellesse oled panustanud või et võib-olla see juba määrab selle, et kui nii-öelda, et mitte, et kui palju nii-öelda koguse mõttes, vaid et see, et sa jääd ise enda panusega enda töösse rahule. Just, et ma ei ole teinud ühtegi allahindlust, vaid et ma olen andnud enda 100%
ma ei ole läinud lati alt läbi ja ma olengi ja see annab kuidagi jõudu. Võt selline mõte oli. Väga ilus mõte. See on nagu kuidagi väga terve suhe iseenda ja enda loomingusse, ma ütleksin. Aitäh, Heiko. No veereta sina ka siis. Sinu vabaduse muusika. Minu vabaduse muusika. Ja minu vabaduse muusika on seotud jälle kuidagi ööga. Meil ongi siin praegu öö. Ja näiteks minule väga meeldib, kui muusikas on hästi palju kaja ja pausi. Et ma ei oskagi võib-olla nii konkreetselt tuua näiteid. No eks neid näiteid võib tuua ka, aga tegelikult võib-olla mõnusam on tuua seda just näidet, et mulle meeldib jah, kui ma näiteks õhtul sõidan autoga kuskil ja see muusika, mida ma kuulan kuidagi, et esiteks tal on ruumi, et ruum muusikas on minu jaoks nagu vabaduse muusika. Ja ruum tekib nagu mingit tüüpi kajast ja mingit tüüpi rütmidest, mis tekitavad mu sees tunde, et seal on palju pausi. Ja kas näiteks, kui keegi kirikus midagi laulab, siis see võib ka sinna alla kuuluda või? Ma isegi ei mõtle praegu üleüldse kristlikke laule, vaid kirikus annab kõiki laulda. Võt ei oska üldse seda kiriku paralleeli tuua. Ei oska, jah. Pigem, jah. Ei, räägi. Pigem näiteks, minu jaoks on näiteks bändi nagu Koshin. Ei tea. Käisin isegi kontserdil aasta alguses Brightonis. Aga tema muusikas on minu jaoks nagu ruumi. Ja sellist nagu rütmi, mis kuidagi klapib, väga huvitav. Selline 90ndate bänd minu meelest oli ta. Et seal on või jah, no kõige lihtsam muusikapala isegi, mis on väga tuntud, on see Chris Isaaci Wicked Game. Minu jaoks seal on ka väga palju ruumi selles. Ma pärast salvestust kindlasti kuulan. Chris Isaac Wicked Game. Pange endale kirja ja siis saame koos kuulata pärast salvestuse lõppu. Sa oled mitu korda maininud mööda minnes sujuvalt Varukast. Käisin seal riigis, nüüd siin Brightonis, siis Austraalias, seal seda. Sa oled väga palju käinud Eestist ära ja täna, kui me sõitsime autoga poodi ja tuli meeletut paduvihma, siis Nele oli roolis, mina istusin kõrval ja Nele ütles, et kui imelik, et meie esivanemad siia kliimasse nagu pidama jäid. Ja siis mulle meeldis veel üks lause. Võib-olla nad armusid siin, kellessegi jäid paikseks. Aga sa ei ole vist sind kuidagi kisub kuskile mujale ikka või? Ma arvan, et see on selline kiskumine, et ma hakkan kindlasti kohe Eestit igatsema, sest et ma leian hästi palju võlu Eestis ja mulle meeldib siin õhk ja siin värskus ja siinsed inimesed nagu siinsed inimesed nagu nende teatav nagu kargus ja see, et mul on nii palju sõpru siin või kuidagi see tunne ja siin on kõik võimalik, kuidagi tõesti selline maa, et see on tohutu kvaliteet maa minu meelest, nagu luksusmaa, ma isegi võiks öelda. Tõesti, Eesti on luksusmaa minu jaoks. Aga jah, et ma ei saa salata, et mind nagu ka mind tõmbab lihtsalt tõesti, ma olen väga huvitatud erinevatest nagu inimestest, maadest, tõesti esimesena ma ütleks inimestest, siis maadest, kultuuridest ja ma käiks tõesti igal maal nagu käiks ja soojus mind tõmbab ka. Et mulle meeldib see tunne lihtsalt, et sa lähed õue ja sa ei tunne oma keha. Et küsimus ei ole selles, et mul oleks vaja 30 kraadi. Mul on vaja lihtsalt seda tunnet, et ma ei tunne oma keha, et mul lihtsalt hing liigub mööda maad. Ja nagu Kreekas on see sageli see tunne, et kui see hommikul isegi, kui ma seal elasin, siis mul oli veebruarikuus, ma mäletan, astusin rõdule, ma olin öösärgis ja ma tundsin, et kõik on okei. Et ei olnud nagu tohutu külm, siis on küll natuke külm, aga siis juba mingit, ütleme suvekuude poole, kui sa seal mingit teatava kellaajal astud, siis ma tunned lihtsalt, et saab lihtsalt nagu korraks mitte mõelda oma kehale. Nagu korraks lõdvestuda sellest, et sul on mingi, ma ei tea, liiga külm, liiga palav, liiga nagu pole sellist nagu teemat. Räägime muust, mõtleme muust. Et seda nagu lõdvestust tahan vahel.
kas sa oled nendelt välismaa inimestelt õppinud ka midagi? Okei, küsime veel otsemini. Kas välismaa mehed võiks Eesti mehele armastuse kohta midagi õpetada? Väga palju. Näiteks? Kuna enamasti minu peikad ongi olnud välismaalt, et siis mina isegi ütleks, et võib kõike õpetada. aga ei, selles mõttes ma midagi ei mõtle nagu selles mõttes halvasti. Mõtlen lihtsalt pigem seda, et teatav julgus on välismaa meestel, mis on selline nagu eksistentsiaalne julgus pigem ja millest ma ei saa tegelikult tänaseni võib-olla väga hästi aru. Ma saan aru mõistuslikult, aga ikkagi sellisest tunnetuslikult, et Eesti meestel on hästi palju mingisuguseid selliseid hirme, millest ma ei saa lõpuni aru, aga ma arvan, et me ikkagi peegeldame ka neid inimesi nii-öelda, kes meie ellu tulevad, seega siin ei ole mingit nagu otseselt kriitikat kellegi suunas, vaid lihtsalt pigem selline nagu ma ei tea, kuidagi julge ellu suhtumine või selline asi, et minu meelest, et kõik asjad ju kasvavad välja kuskilt mingisugusest sellisest teatavast ikkagi sümpaatiast või sõprusest, et hästi palju ma näen, et toimub Eestis nagu hästi palju pidurdamist, mingite selliste emotsioonide pidurdamist ja võt see on üks asi, mis võib-olla, et välismaal välismaa on nagu nii lai mõistega, et mis maast me räägime ja mis kogemused siis on, et seal on ka ju tohutult need kultuurilised erinevused ja et miks ma ei ole täna, ma ei tea, kellegi välismaalasega otseselt ju koos, on ka nagu olnud mingid põhjused seal taga, et mingid kultuurilised erinevused lihtsalt ei ole klappinud või midagi selline. Aga jah, siuke vabaduse asi, et siuke julgus avada oma südame šakra või kuidas öelda, et seda küll nagu. Aga jällegi, see on kõik seotud, et sa pead nagu ikkagi jõudma põhjusteni, et miks see nii on ja ma täitsa mõistan ju, miks nii on Eestis ka. Aga sa ikkagi ju natukene üritad seda murda, ma mõtlen seesama täring, see emotsioonide täring või siis Jackson Pollock, kes neid värve pritsib laiali. Et eks see tõde ole, et see Eesti mees eriti, kindlasti paljud naised ka on ju, ei räägi väga tihti oma, näiteks siis millest ma vaatan siit täringu pealt, kiirgavast mälestusest, erkunistus ja muud asjad. Jah, 2 aastat tagasi või millal see oli, kui ma Haabnemäe koolis õpetasin eneseväljendust ja inimeseõpetust 7. klassile ja siis inimeseõpetuses ka sai seal võetud selliseid teatavaid teemasid, ma natuke ise valisin seal ka, et mida võiks rääkida noortele ja üks asi, mis me õppisime oli ka, et kuidas teha komplimente ja kuidas komplimente vastu võtta näiteks. Et see oli üks nagu harjutus ka, et mine tee kodus 3 komplimenti või tee nagu tänaval või vali ise kellele, et see on seda tulekski arendada minu meelest nagu varakult, et selline nagu emotsionaalne julgus, et aga seda emotsionaalset julgust saabki kuidagi harjutada, et sa ei saa ju, nagu ma rääkisin sellest tassikesest teest või sellest tassikesest, kui su emotsioonide tassik on tühi, siis sa ei saa ka pakkuda teistele inimestele ja kui sa saad sellele jälile alles nagu täiskasvanu eas peale igasuguseid südame murdumise või mis asju, siis võib-olla ongi mingid põhjused, miks sa ei oska tassi täita ja sul ei ole ka kellelegi pakkuda. Aga selle võrra ma mõtlengi, et jah, vähemalt natukene olen siin üritanud mingist otsast nagu sikutada seda. Ja see on tohutult õige, sest et ma olen ise, tunnistan, et ma olen ka veel nagu sellises olukorras, kus ma pole lõpuni õppinud komplimenti vastu võtma. Ma harjutan seda, ma õpetan seda endas, aga millegi pärast tekitab see endiselt korraks veel nagu minus mingi piinlikkuse või alaväärsuse tunde või et mingi siukse tagasihoidliku ja ma nagu tahaks tõmbuda kuskil ja miks te mulle ütlete seda ja kuidas ma olen selle ära teeninud. Et ma olen nii nõus, et lisaks matemaatikale on vaja koolis õpetada ka emotsioone ja kuidas sellega olla, sest me oleme inimestena ju rohkem kui matemaatikud, üks suur emotsioonide kogum, millega me peame hakkama saama.
ja see on ju nii oluline osa. Ja üks asi, mida ma märkan ka, et inimesed kardavad emotsioone, eks ju, iseenda emotsioone. Ja peamine asi võib-olla siis, mis pärast on see, et ei mõisteta nagu emotsioonide olemust, aga emotsioonid minu meelest ei ole mitte midagi muud kui kompass. Et kui sul ei oleks emotsioone, sa ei teaks, kuhu poole minna. Eks, et emotsioon tegelikult ütleb üsna selgelt, mõnikord isegi karjub sulle, aga lihtsalt oluline on seda kompassi mitte nagu puruks peksta, vaid pigem ikkagi näidata, et aga kuhu sa siis soovitad mulle minna. See on jah kummaline, et me kuidagi koolisüsteemis siiamaani tahame jätta kõik, tahame koolis edasi anda sellist nagu teadmiste põhisust ja et kõik muu peaks siis jääma koju, et emotsioonid ja ausus, aksepteerimine, teineteise hindamine, et kõik see on mingi selline asi, mis tuleb meil kaasa siis esivanemate ja suguvõsaga ja kui sa ei ole olemas, nii ei saa öelda, et kui sa oled sündinud valesse perekonda, keegi sünni valesse perekonda, aga ikkagi on ju nüüd nii palju ka noori inimesi, kes ei selles mõttes, keda on kuidagi nagu õpetatud ühtemoodi elule otsa vaatama ja kes ongi vihased näiteks kellegi teise peale või kus tuleb mingisugune koolikiusamine või teiste inimeste halvustamine ja kõik see, et jah. Minu meelest on hästi oluline ikkagi, ma ei tea, noortele või ükskõik kellele rõhutada seda, et ükski emotsioon, mida sa tunned, ei ole liiga palju, vale või midagi sellist. Kõik, mida sa tunned või läbi elad või mida su emotsioon sulle ütleb, see on sinu emotsioon. Et paljud kipuvad ütleda, et ma tunnen liiga palju või ma tunnen kuidagi et justkui peetakse enda tundeid või emotsioone valedeks ja siis hakatakse neid nagu kuidagi kärpima või kuidagi alla suruma. Vaat see on nagu minu meelest see, mis tekitab neid selliseid blokke ja paisu taga siukseid nagu valu. Blokid tekitavad valu, et mida rohkem sa nagu usud ja austad seda või nii-öelda lased läbi ennast elada erinevatel tunnetel, siis see on nagu usaldus, jah. Et ka see on huvitav tunne. Tead, mis on ootamatult juhtunud? Nii. Ootamatult on meie saateaeg täis saanud ja hakkab kesköö saabuma. Kas sa tahad enne, kui me lõpus täringut veeretame veel, kas sa tulid mingi mõttega siia, mis sul jäi praegu südamele? Kindlasti Veikoga räägin sellest ka. Vist olengi täitsa saanudki öelda neid asju, mis on, kes tahab, võib kirjutada mulle, kui on mingi küsimus. Ei, tegelikult see ei ole vist õige. Mitte küsimus või küsimus, aga võib ka, kui on tunne, jah, et emotsioonist tahaks rääkida või joonistada emotsiooni. Või joonistada emotsiooni. Siis võib mulle kirjutada. Ja teisalt võite tulla ka veel augustis Viinis tule seda lavastust vaatama esimest armastusest. Nagu teatritööst, Nele teatritööst ei jõudnudki nüüd väga rääkida, aga eks seda saab siis vaadata lava pealt ja kõigile, kes tahavaksid saada seda, koos ta nimi oligi emotsioonide täring või? See on roosatäring, emotsioonide tundmaõppimise mäng. Vaat siis nelesoovali@gmail.com kirjutage. Ja mina ütlen küll suur aitäh, et Nele sa sellisel mõnusal, õdusal, öisel suve ajal siin minuga rääkis. Me jääme Nelega täringut mängima. Ja tegelikult ei, teate, me teeme hoopis niimoodi, et nüüd on meie saade läbi, aga meie Patreoni toetajad kuulevad, kuidas me täringut edasi mängime. Me veeretame Nelega veel väiksed täringud, nii et minge Patreonisse. Aitäh, Nele, sulle. Aitäh, Veiko, kutsumast. Ja kuuleme varsti.